Aga me läheme vaatame ja ma tahan vaadata niisugust huvitavat teemat täna nagu, et meil tuleb õppida või me peaksime olema püsivad Jumalas ja Jumala asjades. Amen. Et kõik, mis Jumalal meie jaoks on, et me peaksime olema püsivad selles. Amen. Ja kui me sõnast midagi leiame, miks Jumal tõstis selle üles, see on see, mis mulle meenus kirja koht, mida Armas Eda ükskord esile tõstis siin, oli see, et kas te selle pärast mind ei karda, et ma olen vaiki olnud. Ja ta on niisugused vaiksed ajad teinekord, kus ei ole niisugust nagu, on ühes kogus, natuke teises kogus, aga ei ole seda välist nagu suurt ärkamise tulva või liikumist, kui me mäletame 90-ndatel on ju. Me mäletame 90-ndatel oli niisugune, kus oli konverentsid, inimesed olid kogu aeg tänavatel, telgi koos, midagi kogu aeg toimus. Aga ükskõik, mis toimub, meil tuleb õppida olla püsivad Jumalas ja Jumala asjades. Amen. Just hoida kinni Jumalast hästi tugevalt. Ükskõik, mis on, hoida kinni, sest kui me vaatame Galaatia 6. peatüki 7. salm, siin ütleb, ärge eksige, Jumal ei anna ennast pilgata, sest mida inimene külvab, seda ta ka lõikab. Vaata, kui huvitav ütleb, ärge eksige, Jumal ei anna ennast pilgata. Jumal ei luba ennast mida teha? Pilgata. Sest mida inimene külvab, seda ta ka lõikab. Aga järgmine salm ütleb, sest kes külvab oma lihale, see lõikab lihast kadu. Ta räägib, mis on need külviviisid. Kui sa külvad lihale, sa lõikad lihast kadu. Kui sa külvad vaimule, lõikad sa vaimust mida? Igavest elu. Meil on valik, kuhu me külvame, kas see on lihale, sest Jumal ütleb, ma ei lase ennast pilgata. Et mõni, vaata, tihtipeale võib juhtuda see, et me külvame lihale ja loodame vaimus lõigata. Ja me ei saa niimoodi. Sa lõikad lihas. Kui teed lihategusid, lõikad lihas. Teed vaimutegusid, lõikad vaimus. Sa ei saa, ja samapidi on vastupidi, kui sa teed vaimutegusid, sa ei lõika lihas, vaid sa lõikad vaimus. Piibli ütleb, aga vaata 9. salm ta ütleb, ja kui me teeme head, siis ärgem tüdige. Ta ei ütle kusjuures, kui keegi sulle head teeb, vaid kui meie oleme hea tegijad ja teeme head, Piibli ütleb, ärge mida tehke, mida juhtu, tüdige. Oleme järjekindlad ja püsivad tegemas mida? Head. Miks? Sest me saame omale lõigata, kui me ei väsi. Ja tänapäeval tihtipeale, mis me näemegi, kristlased on väsinud ära. Miks? Sest nad on tõenäoliselt teinud, külvanud lihale, lõikanud lihast, aga kui me käime vaimus, me lõikame vaimus, see ongi, et kui me teeme Jumala tööd südames, Jumala asju, on võimatu ära väsida. Ja me ei tohi tüdidega lasta väsida, sest see on põhjus, miks paljud ei saa lõigata. See on see, võtame ka kristlased, kes on ära langenud, Jumalast ära läinud, mis on juhtunud? Ütleme inimesed, paljud on, aga mina läksin ära Jumala juurest kunagi, tänu Jumalale ma olen tagasi tulnud, aga mis ongi see, et me peame analüüsima, mida ma tegin ja mis viis mind ära eemal oli see, ma jätsin teatud tegud järgi või ma vaatasin liiga palju inimeste tegudele ja mu pilk ei olnud suunatud Jumalale, Jumala asjadele ja selle võidutasule, mis Jumalal oli minu jaoks. Ja see on see, ja omas jõus ma tegin ja ma ei saanud inimeste poolt, kus ma ütlen seda hinnangut, ma ootasin inimestelt seda, mida autos ja ma väsisin ära ja selle asemel, et jätta Jumala juurde, ma keerasin selle kõige juures kellele selja. Ma keerasin Jumalale selja ja mul jäi lõikus tulemata. Aga see ongi, et kui me teeme otsused, ma teen kõike kelle jaoks. Jumala jaoks, ma hakkan vaimus külvama, ma hakkan vaimus tegema. Ma ütlen, et Jumal sinu jaoks, sinu austuseks, ma jätkan selle hea tegemist, ükskõik mida juhid. Ja see ongi see, et see olla juhitud Jumala vaimust. Lähme poodi, ma oleme juhitud Jumala vaimust. Näiteks ma olen, mõni läheb poodi, ütleme lihtne asi, mõtled, mis on hea tegu. On olnud olukord, seda ei ole küll palju juhtunud, ükskord juhtus olukord, kus ma andsin ka tunnistuse tookord, kus Jumal pani mu südamesse osta inimesele toidukorv. Inimene küsis raha, anna raha, ma ütlesin, et mul ei ole südames sulle raha olla, mis sa tahad, ma tahan süüa osta. Okei, lähme poodi, ma ostan sulle söögi. Ja ma lasin tal valida, mis ta siis tahab, valis saia, leiva, vorsti või toidukorvi. Ja see on üks osa, kuidas me teeme head ja oleme juhitud
Jumala vaimust. Amen. Teine asi on ka head, et me palvetame teiste eest. Me oleme ustavad. Ja Piibel ütleb, kui me ei tüdi ära sellest, me saame lõigata omal ajal. Ja see ongi see, et paljud on see, et ma juba uskus, ma olen nii kaua uskunud. Ja tead, kõige kurvem on see, mida lähemal on võit, seda raskemaks millegi pärast asjad lähevad. Mida lähemal on kätte saamine ja ma olen kuulnud nii paljudel jutlustajatel, ise enda elus on kogemus, et kui see võit on üle uks, see tendents alla anda, on siis, kui see tunneme, et see on nii raske, ma enam ei jõua, see võit, see on kohe ukse taga ja inimesed keeravad ringi. Ma mäletan ühte huvitavat lugu, kus üks pastor rääkis loo, kus nende koguduses oli siis noorpaar, kes oli nende abilised ja väga vahvad abilised olid ja ütles toredad ja aidanud. Ja tal tekkis südames ja rääkis kogudusega, et õnnistame, nad olid müünud välja ennast koguduse jaoks. Ja nad rääkis kogudusega, et ostame neile maja. Koguduse poolt kingime neile maja, sest nad on nii ustavad olnud, nad on kõige ustavam paar olnud koguduses. Ja ta tuli kantslisse, seisis kantslis ja ta ütles, sel päeval nautsime ära, tuli see noorpaar ette, ütles, et tead, me oleme siin nii kaua olnud, me teinud, me oleme uskunud korter, me ei ole midagi saanud, me tegime otsuse, me läheme siit kogudusest minema teise kogudusse. Ja küsis, mis sa tegid? Mitte midagi, ma lasin neil minna. Ja kui ette nad olid, miks? Mis oli see? Nad ei olnud püsivad, nad andsid alla. Ja kui ette ütles, et selle koosolekul me tahtsime nautsida, et me ostame kogudusega selle maja ja nad tegid otsuse minna ära kogudusest. Ja ütlesin, me lasime minna. Me ei hakanud neid ümber veenma. Ja nad olid ilma õnnistusest. Inimene oleks võinud öelda, siis nad oleks jäänud maja pärast. Me tahame, et inimesed jäävad Jumala pärast. Me läheme lõpuni välja, ükskõik mis see hind on. Me ei ürita inimesi meelitada millegiga, vaid me tahame, et nad teeniksid Jumalat. See on samamoodi nagu, et siin Kenneth Hagini teenistus Keith Moore, kui oli piiblikoolis töötas, oli täpselt see sama, et inimesed tulid piiblikooli, teenisid, käisid ja neil oli intervjuu alati inimesed, kes tulid ja inimesed, kes lahkusid piiblikoolist, vastuvõttu ja kes poole pealt ära läksid piiblikoolist. Ja ta ütles, et inimesed tulid ja nad intervjuurisid ja siis oli üks noormees, rääkis sellest noormeest, et ta läks minema ja nad intervjuurisid, miks sa ära lähed? Tead, ma söön ainult nuudleid ja mul on see, nad küsisid, et nad tegid kontsern, nagu väike sööke mure, et kas oled näljas või sul pole üldse süüa või mis on? Ei, aga kodus emme küpsetab mulle liha ja kodus on ikka need praed ja siin ma pean sööma leiba, nuudleid ja sükest nagu, emme ikka teeb seda süüa mulle. Ja siis küsid, mis ütlesid? Head aega. Ta ei ole Jumala materjal. Kui sa ei suuda ohverdada oma elu, sa ei suuda tuua ohvrit ja süüa natukene vähem, oleks sa näljas, ei, sa ei olnud isegi näljas mitte, aga lihtsalt, või teine, ta ütles, et teine kord oli üks üks abielupaar, kes jäid alati hiljaks. Ja siis nad tulid või nad parkisid siis kuhugi, kui ei tohtinud parkida, küll nad said trahvi ja asju, lõpuks nad andsid sellega lahkumisavalt, siis me läheme ära. Miks te ära lähete? Aga me peame kogu aeg sinna kaugele parkima sinna kruusasele alale, nagu, et tule varem, et ei, me läheme ära, sest me peame oma kingedega läbi selle tolmus ala kõndima. Mis sa ütlesid? Head aega, sa ei ole materjal Jumala jaoks. Aga see ongi see, et niisugused väiksed asjad, kus inimesed tüdivad ära, nad peavad midagi tegema, mis on ebameeldiv. Ja kui teete, need on need kohad, kus nad astuvad välja sellest, et nad ei saa seda Jumala õnnistust meil on. Nad ei ole püsivad, neil ei ole seda stamina, nagu, et ma lähen, ma saavutan, ma võidan, ma tulen edukalt välja. Ükskõik, mis hinda ma olen nõus maksma. Ja ma mõtlen, kõige kurvem on selle sama nagu noorpaari siis elu, kes, kui teete, Jumal on nii lähedal maja neile andma. Ja tuleb tõesti, et me läheme minema ära siit. See, et me teeme ainult tööd ja me muudkui näeme vaeva ja Jumal ei hooli meist ja me oleme uskunud seda ja toda ja ei ole. Ja pastor siis seisab, ta ütles, et ta oli niimoodi, et okei. Head aega ja on isegi öelnud neile.
Inimesed küsivad, miks oleks võinud öelda, oleks jäänud. Siis nad oleks jäänud maja pärast. Saad aru, see ongi, mille pärast? Me teeme asju Jumala pärast. Saad aru, see on see püsivus, et ma teen kaua ma usun, kuni mul on käes. Piibel ütleb, te saate omale lõigata, kui te ei väsi ära. Ja vaata, see ongi see põhjus, mis juhtub lõpuaegadel. See on Timotese kirjas, kirjeldab lõpuaegade inimeste olemust ja millised nad siis on. See on täpselt see, nad on lahti lastud sellest tõest, mis Jumalal on. Kui me võtame 1. Timotese 4.1 ütleb, aga vaim ütleb mida? Selge sõnaga. Kes ütleb? Vaim, millise sõnaga ta ütleb? Täiesti selge sõnaga ta ütleb, et viimsel ajal mõned taganevad usust ja hoiavad eksitate vaimude, kurjade vaimude õpetuse poole. Vale kuulutades silmakirjaliku vagaduse tõttu, kes oma südamed tunnistas otse kui tulise märgi on põletanud ja keelavad abiellumast ning maitsmast rooga, mis Jumal on loonud, selleks, et usklikud ja tõe tundjad seda vastu võtaksid tänuga. Sest kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski ei ole üllatav, kui seda vastu võetakse, kuidas? Tänuga. Seda pühistatakse kuidas? Jumala sõna ja palve läbi. Kui sa seda vendadele ette paned, oled sa Kristus Jeesuse hea abiline, toida ennast usu ja õpetuse sõnadega, mida sa oled järginud. Vaata, kui palju me kuuleme, inimesed muudavad õpetust, nad muudavad oma olemust, nad muudavad midagi, et enda elu välja vabandada või kergemaks seda teha. Aga Piibel ütleb, hoia kinni sellest, järgi seda õpetust, hoia kinni. Sest et viimasel päevil inimesed tulevad. Miks nad tulevad? Sest nad ei viitsi enam kinni hoida Jumala sõnast. Sest kaua ma usun, kaua ma maksan 10. See nii kaua, kui käes on. Mõni inimene küsin, kaua ma usun? Mina küsin vastu, kaua sa plaanid usklik olla? Täpselt nii kaua. Ent kõlvatut ja vananaiste vada väldi, aga harjuta ennast Jumala kartuses. Sest ihulikud harjutusest on pisut kasu, aga Jumala kartusest on kasu kui paljudele. Kõigile asjadele, sellel on käesoleva ja tulevase elu tõotus. Ja see ongi see, et inimesed muutuvad. Mis hakkab tekkima, kui vaim ei liigu, ei ole suuri järgmise asju, inimesed hakkavad rahuldama oma ihusid ja lihasid, hakkavad valeõpetused tulema, hakkavad tegema seda, ära tee seda, aga samas võtta kätte, hoida kinni Jumala sõnast. See on see, kes vaimule külvab, lõikab vaimult elu, kes lihale külvab, lõikab lihalt kadu. Ja selge sõnaga ütleb, vaim viimsel päeval tuleb siukseid inimesi. Ustav on see sõna kõigit vastu võetav, sest selleks me näeme vaeva ja võitleme, et me oleme lootud elava Jumala peale, kes on kõigi inimeste iseäranis õnnis tegija, seda käsi ja õpeta. See, mis ta ütleb meile? Jää kindlalt, mille juurde? Sõna juurde, õpetuse juurde, sest viimsel päeval inimesed hakkavad tulema, ära tee seda, ära astu sinna, ära mine seda. See on vale, too on vale, 3. on vale, 4. on vale. Kas me peame kogu aeg lugema sõna, kas me peame palvetama kogu aeg, kas me peame ikka koguduses käima. Kõik see tuleb, Jumal saab must aru. Aga siin ta ütleb, hoia kindlalt seda rada, hoia kindlalt kinni sõnast. See on see püsivus, ükskõik mis aeg me ümber on. Inimesed hakkavad laimama, inimesed hakkavad taga rääkima. Inimesed ütlevad, aga miks see ei too? Kui me võtame sõna ja pakume inimestele sõna, Jumala rahvale eriti pakume sõna, nad ei taha seda, siis meil ei ole õigust lahti sellest lasta tegelikult. Vaata, mis ta edasi ütleb, kui me läheme 2. Timotese 3. peatüki 1. salmi. Siit ütleb, aga seda tea. Jälle ta ütleb Timotesele, aga seda tea, mida? Et viimsel päevil tuleb raskeid aegu. Need rasked ajad tulevad. Ta räägib 2000 aastat tagasi Timoteusele seda, et tea, et viimsel päevil tuleb rasked aegu. Ka Timotese elus ma kujutan need rasked ajad. Aga mis on need rasked ajad? Miks tulevad rasked ajad? Miks on raske kinni hoida Jumalast? Miks jääb püsivuseks kinni? Miks? Sest inimesed on siis. Millised? Enesearmastajad.
rahaahned, hooplejad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud, vanemale tänamatud, õelad, südametud, leppimatud, laimajad, pilkajad, toored, heapõlgajad, petturid, kergemeelsed, sõgedad, rohkem lõbuarmastajad kui Jumala armastajad, kellel on Jumala kartuse nägu, aga kes salgavad tema väge ja nende eest hoidu kuhu? Eemale. Miks tulevad rasked aegu? Ta räägib kristlastele. Kristlased, mis juhtub? Ma tean väga hästi, kui kerge on minna seda teed pidi, lihalikku teed pidi või hinge teed pidi, kui on rasked ajad. Või on siuke, kus sa Jumal oled? Täna sa kogudusesse liikud, ma ei kogenud võidmist. Kui palju öeldakse inimesed, kui palju ma olen kuulnud, ma käisin seal, ei olnud võidmist, käisin seal koguduses, ei olnud võidmist. Aga miks nad ei koge võidmist? Tegelikult ei ole mitte see, et koguduses on probleem, vaid probleem on selles, et nad tulevad kriitilise meelega, nad tulevad ette valmistamata. Ma olen oma silmaga näinud, kui Jumala vaim liigub nii võimsalt, inimesed nutavad, saavad terveks ja seal on pantsi inimesed, kes ütlevad, ma küll ei tunne midagi. Ma ei saa aru mitte millegist. Mis te siin nutate? Inimesed saavad parandavad meelt, nutavad, Jumala vaim liigub, sa koged reaalselt ja seal on grupi inimesi, kes, mis juhtub? See on need viimase inimesed, kes on siis rohkem lõbuarmastajad. Miks nad ei ole olnud püsivad Jumalas? Võta, kui paljud inimesed on öelnud tegelikult, mida mulle? Mitte kunagi ma ei keera Jumalale selga. Mitte kunagi. Mitte kunagi ma ei tagane Jumalast. Ma armastan Jumalat kõik seda ja nad olid siirad. Nad olid absoluut siirad ja tänapäeval, mis on see, ära räägi mulle Jumalast. Ma ei taha Jumalast midagi kuulda. Mis on juhtunud? Midagi muud on saanud võimu nende üle ja nad ei ole olnud püsivad Jumalast. On see pahandumine tulnud, on see haiget saamine tulnud, mis iganes. Aga milles Jumal süüdi oli? Ja vainakord nõuab see inimeste poolt alandlikkust, et Jumal, ma tulen tagasi su juurde, sa oled ustav, sa oled hea, sa ei ole muutunud. Aga see on see püsivus hoida kinni Jumalast. See on, miks paljud kristlased jäävad oma õnnistustest ilma. Nad jäävad oma ilmutustest ilma ja miks neil on need probleemid ja struggle'id, sest nad ei ole püsivad, ei hoia kinni Jumalast. Sest ja nad ütlevad, kui paljud on öelnud ka seda mulle, ma olen proovinud seda 10 värki, see ei tööta. Ainuke asi, mida ma näen, mul on kuu lõpus vähem raha. Ja nad ei elagi õnnistustes. Ja nad ei näe kunagi seda, mida me kuuleme. Nad ütlevad, et sees, Jumal on see, see on ainult utoopia. Ei ole, see on tegelikult Jumala püsivuses olemine. Hoida kinni tema sõnast. Ja see ongi see, et me mõtleme, et kui me räägime Jerry Savellist või räägime Keith Moore'ist või räägime Nancy Dufresne'ist või räägime inimesed, siis me kuuleme nende põhitegevuse, mida nad teevad. Nad veedavad aega Jumalaga võimalikult palju. Ja see, millest nad läbi lähevad, see, mis on, siin ongi see, et nagu Nancy rääkis ka sellest olukorrast, et kui tal abikaasa ära suri, esiteks oli see, tead üks asi püsivus tema puhul, ma mõtlen tegelikult. Jumala vaim ütleb talle, harjuta rahu. Lihtsalt saab harjuta rahu ja ta võtab kätte ja hakkab harjutama järjepidevalt. Iga mõtte võtab sõna kogu aeg, harjutab, kuni 2 aastat hiljem kahjuks tema mees läheb koju ära taevasse ja Jumal oli ta ette valmistanud selle jaoks. Ta säilitas selle rahu, see oli see püsivus, see oli see, et ma võtsin kuulda, mis Jumal ütles. Mõni tihtipeale ütleb, miks ma peaksin, kui tihti inimesed ütlevad, miks ma pean piiblit lugema, miks ma pean mediteerima Jumala sõna. Või ma juba seda tean. Ma mõtlen seda tegelikult näiteks, isegi ma mõtlen seda, et meil peaks õppima kellest, nagu Paulus ütleb, võta mind eeskujuks, Timoteus, võta mind eeskujuks, nagu ma võtan Kristust. Aga meil peaks olema teatud eeskujud ja minu eeskuju, suuremad eeskuju on Kenneth Hagin, keda ma nagu loen ja kuulan ja isegi tema puhul üks eeskuju, mis on, kui ta jäi haigeks või ta harva oli ta haige, aga haigused ründasid teda ka. Või kui keegi helistas talle või ta oma lapsed või keegi ütles, palveta, mul on tervist vaja, ta võttis ja mediteeris kirjakohad
40. Ta ei ütlenud, et ma juba seda tean, Jeesus, ta läks Piiblisse. Ta võttis kirjakohad välja. Ta mediteeris 40 minutit, ütles keskelt läbi, enne kui ma üldse palvetasin. Kas pole järjepidevus, kas pole püsivus? Isegi ta ütles, ma suutsin Piiblit peast kodeerida. Tal oli Uus Testament pähe õpitud. See näitab seda püsivust, ma olen järjekindel Jumalas. Ja see on see, mida Jumal meid ootab. Ja ta ütles, olid rasked ajad, aga tänu sellele, et ma olin püsiv Jumalas, järjekindel Jumalas, tulid kerged ajad. Aga mis juhtub, on see, paljud ei näe seda Jumala õnnistust, sest inimesed väsivad ära ja hakkavad tegema ise. Ja nad ütlevad, et see on Jumala õnnistus. See on täpselt seesama, nad lepivad ainult lihtsalt selle mannaga, mida kõrbes Jumal andis. Aga Jumal tahab viia meid kuhu? Tõotatud maale. Nagu see noorpar, kes tuli, nad teenisid, olid pühendunud. Jumal pani südamesse, me ostame selle maja neile. Ja sel momendil nad astuvad ette, sel päeval me läheme minema ära, me oleme pettunud, mis iganes, ma ei mäleta täpselt kõike, nad olid pettunud, kõigest läksid minema ära. Ja nad jäid ilma õnnistusest tänu sellele. Ja tihtipeale see kõik see muutus, kõik on nurga taga ja inimesed annavad alla. Inimesed, miks? Ja see tuleb sellest, et seda järjekindlust, seda püsivust ei ole. Üks asi, mis tänapäeva me siin rääkisime, arutasime ja üks suur probleem, mis on tänapäeva ühiskonnas, leping ei ole. Lepingul pole enam mitte mingit tähendust. Vanasti leping tähendas midagi. Töölepingud, asjad, see tähendas midagi. Ja see on ka leping tegelikult. Ja Jumal peab oma poolt. Kas meie peame oma poolt? See nõuab püsivust, on ju nii? Ja ma mäletan, sa ise rääkisid kunagi, et vanasti inimesed olid, kuidas mõtlen, et kui sa ütlesid, et 40 aasta jooksul oli vahetus võib-olla 40 inimest töökohalt. Ja nüüd ühe aastaga on 40 inimest vahetunud. Et ei ole seda püsivust või järjekindlust teha midagi. Ja samamoodi see on kandnud üle kristlusele, et hoida kinni, ma olen ustav koguskeel, ma teen, ma ei muuda. Aga kui see muutus tuleb, see ongi see nagu see pettus, see sama, et lõpu viimasel päeval, aga inimesed on siis, miks tuleb rasked, inimesed on siis sellised. Aga see ongi see, mina olen alati seda vend, kui me loeme vähem sõna, kui me palvetame vähem, uurime vähemat piiblit, me ei ole arenenud. Reaalsus on see, et me ei ole kasvanud tugevamaks. Me oleme kahanenud. On ju nii? Igas elu valdkonnas see näitab seda. Sa pead kogu aeg hoidma asjad värsked. On ju nii? Kui palju asju näiteks, mina mõtlen näiteks, et on teatud isegi tööd, ma olen teinud teatud töid, mida ma pole aastat teinud. Ja kui ma hakkan seda uuesti tegema, ma võib-olla oma ajus tean, kuidas see töötab. Aga kui ma panen oma käed külge, ma olen koba selles. Miks? Siis ma ei ole järjepidevalt teinud seda tööd. Ma ei ole praktiseerinud. Või võtame kätte, me teame kõik, kuidas kaevata, on ju nii? Maapinda kaevata. Laavitsi kaevata. Aga kui me ei ole seda teinud järjepidevalt, me kaevame 10 minutit ära, mis juhtub? Käed on villis. Meil on valus. Ja nüüd on see, mida me nüüd teeme. Kas me läheme, teeme seda läbi valu edasi, paneme plaastrid peale, teeme edasi või me anname alla. Kui me oleksime teinud järjepidevalt kogu edasi, kui tol oleks me käed olnud tugevad, meie lihad oleks tugevad, me suudame järg tugevamaks muutume. Ja lõpuks me jõuame võidu kätte. Vaata, üks asi on see, kui sa võtad hektari ette, et ümber kaevata. Kui sa alustad esimese labide täiega, see tundub lõputu töö. See ei saa kunagi otsa. Ja paljud annavad alla. Aga kui sa võtad kätte, teed järjepidevalt, võtab see sulle aasta aega, võtab see sulle 2 aega, varem või hiljem sa oled lõpus ja sa võidad.
See on see järjepidevus ka Jumalas ja Jumala sõnas. Miks inimesed kaotavad, ei suuda, ei saavuta, miks nad teevad kõik need otsuseid, asju, on sellepärast, nad ei ole kaevanud, nad ei ole need tugevad, püsivad kuni lõpuni välja, kuni tuleb see viimane labida see pööramine. Ükskõik, seal võib olla vihmane ilm sind takistama, käed valutavad, see enam ei jõua, see tundub lõputu. Ma mäletan, minus käis läbi kunagi, kui ma olin ühe objekti juht olin ja see oli hästi suur objekt ja ma vaatasin projekt oli selline paks, loen, ja ma mäletan, kui see kõigepealt tuli lammutada ja ma mäletan, kui see esimene tükk seinast kukkus ja siis minu seest käis läbi, see on liiga suur. Ma ei näinud lõppu. Ja mis oli kõige huvitav, ma ei näinud, ma tundsin ja hirm tahtis, sest see oli liiga suur objekt mul juhtida. Ja hirm tahtis tulla, see tundus liiga suur, liiga pikk protsess. Ja siis ma mõtlesin, okei, rahu, Jumal, anna mulle tarkust, anna mulle jõudu. Ja ma mäletan, kus Jumal ütles, tee üks tükk korraga, üks samm korraga. Me hakkasime lammutama ja 8 kuud hiljem meil oli maja valmis. Ilus maja, kena maja. Aga see oligi see, et too momendil see tundub nii suur, aga kui sa hakkad vaatama, mis see tulemus on. Projektis on näha tulemus. Siin on näha tulemus. Mis on see lõpptulemus? Kui me keerame pilgud selle peale ja ei lase ära, siis me lihvime ja teeme, kuni me saame selle kätte, mis meile kuulub. Teine võrd see võib tunduda nii kauba, nii pikk, ma enam ei jõua. Me peerame pilgud õelate peale, me pilgume isegi kristlaste peale, mõnede peale. Ei, me pilgud on Jumala sõnas, Jumala peal, me oleme püsivad selles. Me külvame vaimul, et lõigata vaimust elu. Me oleme järjepidevad tegemas midagi. Ükskõik, mis meie vastu on see tormid, on see tuuled, on see, ma sain sõimata, see läks valesti, see tuli ümber teha. Ja seal oli, ma ütlesin, et ei, me läheme edasi. Ma tahtsin alla anda, ma tahtsin ära minna töölt. Olukorrateks vahepeal nii raske, et ma annan lahkumisavaldusesse, ma olen minema ära üldse. Ma ütlesin, et ei, ma hoian kinni, sest ma olen lepingupidaja, sõnapidaja ja me jõudsime lõppu ja praegu ma vaatan seda ehitamata, et ma tahan seda maja endale. See nii hea töö sai. Ja samamoodi on Jumala sõnas, see ehitab meid, see kujundab meid, see näitab, kes me olla või me oleme rohkem võitjad Kristus. Ma ei tunne, vahet ei ole, mida ma tegema pean selleks, et olla rohkem võitjad Kristus. Rõõm issandas mu tugevus. Ma ei tunne, mida ma tegema pean. Ma veedan aega issandaga. Ma olen Jeesus vernud terve. Ma ei tunne, Jumala sõna ütleb, ma lähen edasi. Ma olen püsiv, järjepidev, kuni see kujundab minu elu selliseks, nagu ta näeb ette. Ja see on see võit. Ja see on see, miks paljud annavad alla, sest see tundub liiga pikk protsess. Ma ei näe seda. Siis nad vaatavad pilku. Ma võisin vaadata, ma oleks ka võinud vaadata, oi, see maja on ilus, oi, nad on selle valmis saanud. Mul see ei loe. Aitäh, halleluuja. Ma võin õppida, küsida nõu, kuidas nad seda tegid. Aga selle maja projekt oli hoopis teistsugune. Ja see oli kõige haruldasem projekt maja, mitte sükest pole vahest teist Eestis olemaski. Isegi see, kuidas see kõike teha tuli. See ongi see, et tihtipeale me tahame, et tema tegi nii, ei, me läheme sõnasse. Jumal, mida sina tahad? Kujunda meid, juhata meid, õpeta meid, näita meile. Kuidas kasvada armastus, kuidas olla pikkamine, kuidas olla lahke. Tihtipeale me pöörame, vaata, suur probleem on Kristuse puhul on see, mis ma olen näinud, mitte, kuidas ma ütlen, inimesed vaatavad piiblist, kuidas teised peavad elama. Mitte seda, kuidas mina pean elama. Ma mäletan aegu. Ma arvan, ka see üks põhjus, miks palju kristlus pole väga tugevalt arenenud, on see, armastus on pikkam. Kas sa lugesid piiblist? Armastus on pikkam. Sa pead minuga olema pikameelne, sa pead minuga olema kannatlik, sa pead olema minuga lahke. Miks sa siis ei ole? Ma ise olen nagu siga ja ma käitun, kuidas ma tahan, aga vaata, et sina ei ole. Ma ei tea, oled sa kuulnud sükest asja? Kui palju ma olen seda kuulnud, selles mõttes, et Jumal, mina pean olema selline. Ma pean olema pikam, ma olen lahke olema, ma tahan muuta. Ja kui me kõik võtame kätte, me muutume lahkeks, pikamaks, kannataks. Kui palju ma olen rääginud, kui palju seda on lõigata kogu aeg igalt poolt. Ja me teeme seda järjepidevalt, püsivalt.
Isegi siis, kui meile näkku sülitatakse. Jeesusele sülitati näkku. Jeesust laideti. Jeesus pidas ühe jutluse ja kõik jätsid ta maha. Ütleb oma jüngritele, kas te tahate ka mind maha jätta? Sest see isegi nende jaoks oli see raske. Kus me minna on? Oleks neil kuhugi minna, ju nad oleks läinud. Kuida ette? Ja siis me mõtleme, et Jeesust järgida on imeline lihtne. Üks jutlus, aga nad jäid. Ja see ongi see püsivus selles sõnas, kujundada oma elu selles, mitte lasta, me peame valvama, et see ütleb viimsel päevil on inimesel, et see ei kirjeldaks meid. Mida ühes mastaabis, see on see, ma loen, kas ta kirjeldab, kas ta midagi ütleb, kas ma olen enesearmastaja. Kas ma olen rahaahne, kas ma olen hoopleja, kas ma olen ülbe, kas ma olen teotaja, kas ma teotan, kas ma räägin kellegist kuskilt halba. Miks inimesed teistest halba räägivad, et ennast alati paremini tunda panna tegelikult, see on tõsi. Kuigi seda ei meeldi kellelegi kuulda, aga see on tõsi. Miks me räägime kellegist kuskil halba? Aga kus sa kutsudagi seda? Piiblit armastus katab kinni. Mille? Pattude hulga. See näitab seda, kui palju on kujundada. Piibel peaks meid kujundama. Vaata, mis ta ütleb edasi. Petturid, kergemeelsed, sõgedad, rohkem lõbunud nagu Jumala armastajad, kelle on Jumala kartuse nägu, kes salgavad tema väge, nendest hoidu eemale. Sest nende seas on ka mõned, kes poetuvad majadesse ja võtavad oma võrku pattudega koormatud, mõneski himudega aetavaid naiste rahvaid, kes alati on õppijad, kuid kunagi ei pääse tõe tunnetusele. Aga otse kui Jannes ja Ambres hakkasid vastu Moosele, nõnda hakkavad need vastu tõele. Kuidate? Kui ma räägin tõde, ütlen, et Jumala sõna ütleb seda ja meile ei meeldi, ma hakkan vastu aga ja me kogu aeg on aga. Iga kord Jumala sõna vastu on aga. See on täpselt sama, mis juhtus Jannes ja Ambriga. Nad hakkasid vastu tõele. Nad on inimesed, kes on arust ära ega pea paika usu poolest. Aga nad ei saa ka mitte enam kaugele, sest nende hullustus saab kõigile avalikuks, nad nagu ka nendega sündis. Varem ja hiljem see tuleb kõik välja, kui meie jääme püsivaks Jumalas, kui me jääme kindlaks Jumalas, kui palju räägiti Kenneth Hagenist halba, kui palju teda kritiseeriti, räägiti, kui palju räägiti inimest halba. Ma isegi mõtlen seda, üks Jumala sulane, kes mis iganes ta eksis tegi, kogu tolle aja kristlik krump mõistis ta täiesti hukka. Isegi Kenneth Hagen ütles, ma mõistsin ta hukka. Jumal ütles, paranda meelt ja Jumal pani ta seisma võimsalt, sest ta jäi kinni, ta jäi püsivaks, ta hoidis kinni. Jumal suutis muuta varem, hiljem Jumal muudab, ta keerab ringi kõik, kui me jääme püsivaks, kui me ei anna alla. Nii lihtne on alla anda ja see tähendab seda, kõik, mille nimel sa oled töötanud, oled sa sellest ilma jäänud. Ja kui te ette, mõtlengi see sama, mõtle, see allaandmine on see täpselt sama, kui te ette, nad olid tulnud, see noorpar oli tulnud nii kaugele, ma ei tea, mitu aastat, ma ei mäleta, nad olid tulnud nii kaugele, see oli see päev, see oli see moment, see oli see, kus pastor tahtis esile tõsta, et tahtis neid ette kutsuda, ja enne kui ta jõudis midagi teha, see noorpar ütles, meil on teadaanne, kas me võime teha teadaanne, pastor ütles, okei, palun, tehke teadaanne, me läheme minema. Kujutad sa ette, kui lähedal oli pöördepunkt. Mida teeb üks kibedus, mida teeb üks jonn, mida teeb sa jääd ilma Jumala õnnistusest. Sellepärast ma kibestusin, ma pahandusin, sellepärast. Ja tead, mis on kõige hullem? Nad pidasid nad õigeteks, nad ütlesid, me ei ole. Saad aru, et mina olen kõik õigesti teinud. Kõik teised tegid valesti, aga mina tegin õigesti. Ja need ilma Jumala õnnistusest lõpuks. Samas meie pool, Jumal, aita mul olla alandlik, õpeta mul olla alandlik, Jumal, õpeta mul olla armastust täis. Kujunda mind oma sõna järgi. Ma olen püsiv palves, ma olen püsiv ja me saame lõigata, me saame olla ja käia, lõigata Jumala asju. Amen.
see on nii vajalik ja nii tähtis olla püsivad Jumalas. Ent sina oled järginud mind minu õpetuses, eluviisis, nõuandes, usus, pikas meeles, armastuses, kannatlikkuses. Halleluuja. Ta ütles, aga sina oled mind järginud. Milles? Õpetuses, eluviisis, nõuandes, usus, pikas meeles, armastuses, kannatamistes, tagakiusamistes, kannatamistes, mis said mulle osa Antiookias, Ikoonias, Lüstras, milliseid tagakiusamisi ma kannatasin ja millest kõigest mind päästis Issand. Ja kõik, kes tahavad elada Jumal kartlikult Kristus Jeesus, kiusatakse taga. Ja siin ta ütleb, sina järgisid mind. Ja ma ütlen, mida rohkem me pühendume Jumalale oma elud, seda vähem inimestele me tegelikult meeldime. Ja nad arvavad, me oleme õelad, me oleme isekad, me oleme ennast täis. Kui teete, kui sa enam ei muretse kunagi, inimesed saavad pahaseks su peale. Kas sa ei tea, millega ta haiglas on? Kas sa ei tea, millest ta läbi läheb? Ikka tean. Sa ei muretse? Ei muretse. Ma andsin oma mured Jumalale. Mida rohkem me käime Jumala sõna kohaselt, mida rohkem muutume, inimesed, kes seda ei tee, nendele vähem me meeldime. Ta ütles, Paulus ütles seda praegu siin samas. Ja ta ütleb, 13 salm. Aga kurjad inimesed ja petised lähevad ikka pahemaks, eksitades teisi ja eksides. Kui te ütlete, need inimesed, kes ei haara, ta ütleb, vaata, ta toob välja mida? Et sina oled järginud mind milles? Õpetuses, eluviisis, nõuandes, usus, pikas meeles, armastuses, kannatlikkuses. Kõik, kes ei järgi seda eluviisi, ta kutsub millisteks? Aga kurjad inimesed ja petised lähevad ikka pahemaks, eksida teise eksides. Ja siis ta ütleb 14 salm, mida Timoteusele? Ent sina jää selle juurde sellesse, mida oled õppinud ja milles oled kindel, sest sa tead, kellelt sa selle oled õppinud. Mis ta ütleb? Jää mille juurde? Jumala sõna juurde, ole kindlalt, püsi selle juures. Ära mine kaasa kõige muuga. Sest see, mida see teeb, see eksitab. Aga see ongi, kui lihtne on eksitada, kui on rasked ajad. Kui lihtne on eksitada, kui ei ole kerged ajad. Sest inimesed otsivad kerged aegu. Aga kerged ajad tulevad läbi Jumala sõna lõpuks. Aga sa tead, need asjad, need protsessid teinekord ei ole kerged. Ma ütlen, see maja ehitamine ei olnud kerge, see nõudis vaev, see nõudis higi, see nõudis iga päev üles tulemist, see nõudis iga päev naelda. Ja siis sa jõuad selles punkti, kus oled 2 kuud lammutanud. Saad sa aru? Sa ei ole jõudnud ehitusele, vaid sa oled võtnud kõik ebapuhtuse ja see, mida ei taheta, sa võtsid selle ära ja viskasid prügikasti. Ja mitte ühtegi uut asja, midagi ei ole. Pealt näha tunduvad asjad läinud milliseks? Hullemaks, pahemaks. Pealt näha tundub, et ja kui sa seal pooleli jätad, ongi asi hullem tegelikult. Siin ei kõlba enam üldse elamiseks. Et enne veel kõlbas elamiseks, enne veel oli midagigi. Ja nüüd sa võtsid selle kõik ära. Ja Piibel ütleb ka, me peame olema surnud enesele ja elama Kristusele. Ja kui me võtame selle kõik enese maha, me ei ole veel jõudnud Kristust panna enda selga, siis see tundub vahepeal, et mis suga juhtub, mis iganes. Saad aru? See nõuab protsessi arenemist. Ja siis hakkad panema 1 killukese, 2 killukese, 3 killukese. Ja ma võin selle majast praegu pilte näha, näidata enne, milline ta oli lammutatud protsessis ja kui ta on nüüd valmis protsessi, vaatate maha, vau, tõesti ilus. Tõesti äge. Aga see nõudis protsessi.
Aga kuidas see protsess tuli? Me olime järjepidevad. Iga päev me läksime hommikul kell 8 tööle, kella 5 õhtul, iga päev kuni see oli valmis. Samamoodi on Jumala sõnaga. Me läheme sellesse iga päev. Suvel töötasin selle maja peal. Samal ajal ma vaatasin aknast välja. Inimesed olid järve äärde, inimesed puhkasid, inimesed kõndisid. Ma tahtsin nendega kaasa minna, sest järv tundus nii ahvatlev. Kõik tundus nii ahvatlev. Aga ma pidin ehitama seda maja, sest meil oli siht, meil oli eesmärk ja mul oli ka kohustus. Samamoodi tihtipeale on meil. Me oleme sõnas. Jumal ütleb palveta. Kui ma mõtlen praegu see tunnistus, imene tunnistus, kui sa oleks võtnud aega palvest, ma olen järveäärde päevitama, ma olen järveäärde teen hoopis seda või ma olen oma sõpradega välja tantsima või ükskõik mida, aga tegid otsus, et mul tekkis südame sellest palvetada ja sa päästsid inimese elu selle läbi. Kas pole imeline? Tegelikult sa valisid kõige muu asemel olla palves ja kellegi elu sai päästetud ja tõenäoliselt päästetud minna, et ta ei läinud põrgusse. Tal anti võimalus Jeesus vastu võtta veel. Üks võimalus anti talle. Kas pole imeline? Ja mida rohkem me muutume, seda rohkem oleme tulnud Jumala vaimule, see nõuab praktiseerimist, muutumist, järjepidevust, kindlust. Ja me peame loobuma mõningatest asjadest, et saavutada seda. Et see maja valmis sai, ma pidin loobuma omast vabast ajast. Ma pidin loobuma sellest. Ma vaatasin aknast välja ja mõtlesin, nad lähevad järvelt ilus päikseline ilm. Mina olen selle tolmu käes. Tolm, asi läheb veel kolenemas, mis iganes. Panin esimese kruvi, teise kruvi, esimese posti. Hakkasime täitma seda, mitte midagi tulemustena. Ja lõpuks see võttis samm aval praegu vaatad, maja on ilus. Vinks-vonks. Ja siin ta ütleb, et sina jää sellesse, mida oled õppinud, milles oled kindel, sest sa tead, kellelt sa oled õppinud. Et sina lapsest saadik tunned pühi kirju, mis võivad teha targaks õndsuseks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Kõik kiri on Jumala vaimu poolt sisestatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks, õiguses, et Jumala inimene oleks täielik ja kõigele heale tööle valmistatud. Ta ütleb, jää selle juurde. Kui palju ma olen kuulnud, ma olen piiblist ju edasi läinud. Kas sa loed piiblit? Ma enam ei loe piiblit, mul pole aega piiblit lugeda. See ei ole kasv, see on kahanemine. Sest me ei ole olnud järjepidevad, me ei ole hoidnud kinni sellest. Me oleme lastud selle maailma viisid, maailma versioonid, lihahimud ja me oleme hakanud ehitama lihale. Külvama lihale ja me hakkame sealt lõikama kadu. Aga kui me külvame vaimule, siis me hakkame lõikama elu ja me lõikasime praegu teadaolevalt, et vaimul oli külvad, me lõikasime inimelu tagasi. Kas pole imeline? Tegelikult ma mõtlen. Ja mõtlen, milline autasu taevas ootab. Sellepärast, et me haarame kinni, me oleme püsivad, me käime kogused, me kasvame sõnas, me tahame kasvada sõnas. Me oleme nõus loobuma, me katame kinni kõik, me armastame, me tahame, et Jumala nimi saaks austatud. Me ei kibestu, me ei pahandu. Jumal, ole mulle armunud, ole neile armunud, aita meil edasi minna võiduka lõpuni. Kuni Kristus tuleb tagasi, et me jõuaksime taevasse, au tuues sinu nimel, au tuues sinule, olla valvuseks siin maa peal. Isa, näita meile. Ja see nõuab ehitamist. Sest Timoteusel oli kiusatus, et lõpuaegedel ütles, aga sina jää selle juurde. Inimesed sinu ümber on kurjad, sa jää selle õpetuse juurde, jää sõna juurde. Või siis teine naine on, üks teine lugu, vabandust. Et on ka need püsivused, kuidas me saavutame midagi. Aga siin on see, mulle meeldib see Luuka evangeeliumi lugu, on sellest, kus ta jäi nüüd, Luuka 18.1. See on see, aga et ta ütles neile tähendamissõna. See on üks tähendamissõna, mille kohta. Selle kohta, et selleks, et alati tuleks palvetada ja mitte tüdida. Kui teete, see on tähendamissõna millegist, et alati tuleks teha mida?
palvetada, mitte ära väsida, tüdineda palvetamisest. Ja ta ütles, ühes linnas oli kohtunik, kes ei kartnud Jumalat ega häbenenud inimesi. Samas linnas oli ka lesknaine, kes tuli ta juurde ja ütles, kaitse mu õigust mu vastase vastu. Ja kaua aega ta ei tahtnud, kuid pärast ta mõtles iseenesest, ehk ma küll Jumalat ei karda ja inimesi ei häbene, siis ometigi, kuna see lesk mind tüütab, muretseme temale õiguse, et ta viimaks ei tuleks ja mulle näkku ei lööks. Siis ütles issand, kuulge, mida ülekohtunik ütleb. Kas siis Jumal? Ta ütleb, et kuula, mida see ülekohtunik ütleb. Pane tähele. Miks te kohtunik ütles, ma saan talle õiguse? Miks? See naine ei jätnud teda rahule. Ta käis talle pinda. Milline ta oli? Järjekindel, järjepidev. Ta ütles, pane tähele, mida see kohtunik, miks ta seda ütles? Sellepärast, et see naine käis talle järjepidevalt pinda. Siis ta ütleb edasi. Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma äravalitule, kes tema poole kisendavad ööd ja päevad ja kas ta peaks viivitama neid aidates? Kas Jumal peaks viivitama? Ei, ööd ja päevad. Aga mis on see järjepidev Jumala osadus, järjepidev palve Jumala juurde, järjepidev. Ja vaata, mis ta ütleb edasi. 8. salm. Ma ütlen teile, küll ta peatselt murseb neil õiguse, ütleb varem või hiljem, ta teeb sinu jaoks midagi. On ju nii? Väga varsti, peatselt. Aga vaata, mis ta edasi ütleb. Siiski. Kui ta ütleb väga huvitav, siiski, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa peal? Mis on see? Usk, see järjepidevus, see kindlus. Ma usun Jumala sõna, ma arenen selles, ma kasvan selles. Kas ma leiab usku? Kas ta leiab inimesi, kes palvetavad? Kas ta leiab inimesi, kes muutuvad tema sõna? Kas ta leiab inimesi, kes hoiavad tuliselt temast kinni? Ta ütleb, tal on, see on tegelikult concern. See on nagu väike siuke, siiski. Kas ma leian usku? Ja kuidas usk ära kaob? Täpselt see järjepidevus, see kindlus, see kaob ära. Alla andmise mentaliteet. Ma olen nii kaua juba teinud, ma olen nii kaua. Mulle ei meeldi, mul on nii raske. Ma ei ole kunagi aru saanud ühest asjast, ma ütlen ausalt. Ma olen eks, ma olen teinud valesti, aga ma ei ole mitte kunagi väsinud Jumalast. Ma olen mitte kunagi väsinud Jumala teenisest. 30 aastat ma olen käinud koos Jumalaga. Ja ma ei ole veel väsinud. Ma olen olnud 10 aastat pastor siin, üle 10 aasta. Ma pole väsinud. Ma teen põnevusega, ma pole läbi põlenud. Miks? Sest ma teen innuga. Ma igatsen tunda Jumalat, ma tahan, ma teen Jumala jaoks, et teenida inimesi. Ma ütlen ausalt. Ma ei saa aru. Kui mitte, ma olen läbi põlenud, ma enam ei jõua. Küsimus on see, ma küsin, kas me ei ole innuga teinud Jumala jaoks? Kas ei ole põnevus, et Jumal sinu jaoks, mida iganes? Kuidas Paulus, ma mõtlen Pauluse puhul näiteks, kuidas tema läbi ei põlenud? Kuidas tema alla ei andnud? Ta ütleb, tagakius siin, kividega visati surnuks. Kogu aeg oli üks hädaviletsus. Küll oli laevu. Ta oleks nüüd öelda, et Jumal kaua võib. Ja ta ei tüdinenud ära, ta kaitses evangeeliumi, ta kaitses seda usku, ta rääkis, Timoteus, hoia kinni, inimesed tulevad, hoia kinni, lähme edasi, sa tead neid tagakiusust, tead, et mul oli see, kus on see fännklubi, kes käis igas linnas mul taga kiusamas. Kui teate, Paulusel oli fännklubi, kes tegi tema elu raskeks. Kuidas ette? Ja ometi ta ei muutu, ta ei ole niimoodi... Ühe kord ütleb, et Jumal, et võtas ära. Minu armusta küll. Okei, Jumal, sinu armusta mulle küll. Lähme edasi. See ongi see, me teeme seda. Me ei tüdi ära. Ma ütlen, et Jumal, miks me silmad on suunatud tasu peale?
ta ütleb, et Paulus ütleb, ma unustan ära, mis on taga. Sirutan sinnapoole, mis on, ma pürin seatud eesmärgi poole, Kristus Jeesuses võiduhinna poole, Kristus Jeesuses, niimoodi ütleb. On ju nii? See on see eesmärk. Mis on meie eesmärk? Tihtipeale miks me tüdime ära, meie eesmärk on maja, meie eesmärk on auto, meie eesmärk on midagi füüsiline, see ongi see, see eesmärk on saavutada füüsiline, aga füüsiline toodab mida? Kadu. Aga kui meie eesmärk on suunatud, see on vaimsetele asjadele, Jumala asjadele, see toodab elu. Ja Piibel ütleb, kui sa otsid minu riiki esimesena, see kõik füüsiline tegelikult tuleb tagant järgi. Aga tihtipeale me jääme sellest füüsilise ilma, siis me liiga kiiresti anname alla ja me hakkame oma viisi, oma võimalusi otsima. Aga see järjepidevus, nagu see järjepidevus, Jumal ütleb, tal on siiski, või võtame see Kanania naise lugu. On ju? Mõtle, ta tuleb Jeesus, aita mind. Jeesus ütleb väljagi, aita mind. Jüngrid ütleb talle, et oleks vait. Aita mind. Jeesus pole ilus võtta lasteleiba ja visata koerte ette, ta veel solvab teda. Ja ma võin olla koer, ma võin olla siga, mis sa tahad. Aga aita mind. Ja ma võtan selle, mida teised ei taha. Ma võtan seda, mida tõotuse lapsed ei taha. Ja Jeesus, naine, sinu usk on suur. Ja see on see koht, kas ma leian usku. Tuleb üks praeks, tuleb teine praeks, tuleb see raskus. Ja see naine, see on usk. Me ei anna alla, me ei loobu kunagi millegi, me läheme edasi, kas hambad risti, me võitleme, sest meil tasu peal on silmad, eesmärgi peal, see naise silmad olid mille peal. Ta tahtis tasu saada, ta tahtis, et ta tütar terveks saaks. See oli eesmärk. Ja ma ei lähe enne ära, kui ma saan. Ja tead, mis ta ütleb? Ta seekord ei küsi. Et ma tahan, ma vaatan, kui mul on olemas, kas ta küsib või ei küsi. Alguses ta ütleb, et Taavet peab havasta mu peale, mu tütarad vaevab kuri vaim hirmsast, see oli eesmärk. Ja nüüd, kui ta seal läks edasi, siis Jeesus lõpus ütleb, et mine, su tütar on terve. Ta ei ütle seda. Kui teete selle usu peale, selle järjekindluse püsivuse peale, mida Jeesus ütleb talle. Mäletad, mis Jeesus ütles talle? Siis kohe naine, su usk on suur. Sulle sündiga nõnda, kuidas sa tahad, mida iganes sa tahad. Sulle võib sündida selle usuga. Nii nagu, ta ütleb nii nagu mina tahan, nii nagu sina tahad. Ja naine tahtis ainult tütarse terveks. Aga kui see usk, see järjekindlus, pidevus, usk, mida Jeesus otsib meilt, saavutab meile mida iganes me tahame. See on see järjepidevuskindlus, mitte alla anda, olla püsivad. Sest see maailm kisub. Ja miks inimesed langevad? Nende silmad on suunatud kas selle koguduse peale, selle inimese peale. Meie silmad peavad olema suunatud Jumala peale. Jumal, see on see plaan. Jumal, see on minu koht. Jumal, ma olen ustav. Ma teen kõik, et see koht, see asi, mis sul on, areneks, kasvaks. Eesmärg, see püsivus. Ja see on see, aga meie fookus on, mulle ei meeldi see, mulle ei meeldi see, mulle ei meeldi too, mul on seal haiget saanud, meie silmad on selle lihal ja liha toodab kadu, aga kui meie silmad on vaimul ja Jumala asjadel. Miks viimsel ajal tulevad siuksed inimesed? Täpselt selle pärast, nende silmad on lihalikel asjadel, nad külvavad lihal ja sealt saab ainult kadu. Aga me paneme oma silmad vaimsetele asjadele, me toodame elu. Jumal toodab alati elu. Ja me saame aru inimeste sõnadest, kas nad toodavad elu
või surmasõna. See näitab seda, kuhu me küll on. Aga see järjepidevus on, Jumal, sa oled ustav, Jumal, aita mind, Jumal, ma ei anna alla, Jumal, kunagi, ükskõik mis on, kuni käes, kuni ma tulen taevasse. Siis vaatame edasi, mis saab. Ma ei tea, mis seal saab. Ja kui ma ei ole õppinud piisavalt palju siin maa peal, ma õpin seal edasi. See järjepidevus, see muutumine, see on see, ma tahan, et minu elu kujuneb Kristuse ümber ja mina peegeldaksin Kristust. See ongi see teine kord, et see juhtus toimus ja mis seal majas juhtus ka, me panime projektist mööda, me parandasime. Me ehitasime uue, tegime uue, tuli olukord, me ei tea, kuidas seda lahendada, leidsime viisi, kuidas lahendada. Me ei andnud alla. Kunagi, oleks võinud öelda, sellest ei tule kunagi midagi välja, see on nii jama, lammutage maha, lisake prügikasti, otsige keegi teine. Ei, me innuga tegime, olime, ehitasime, samamoodi, kui me laseme Jumala sõna innuga teha, ehitada, see ehitab, valmistab millegist. Inimesed annavad liiga kiiresti alla ja nad kujundavad elu selle järgi, mida maailm pakub. Me peaksime kujutama oma elud selle järgi, mida Jumal ja ta ütleb, ja see ongi see Timoteusel on see, et me peame valvama, et ükski nendest asjadest ei kirjelda meid, viimsel ajal inimesed sellised. Vaid me vaatame, kas me järgime seda, järgi seda õpetust, järgi seda usku, järgi seda, mis on sõnas kirjas. Amen. See on see püsivus, järjekindlus Jumalas. Et lihtne on vooluga kaasa minna, kui Jumala vaim liigub, kõik on siuke, aga on see koht, kus me seisame usus. Lihtne on võtta tervenist vastu, võidmine liigub vaimu andal, aga see ei muutu. Usus saame kindlamad kätte asjad. See on see, et ei, ma ei anna alla. Nagu see sama, ma mõtlen siiamaani selle noorpaari peale, kujuta ette, ma ei tea, kas nad üldse kunagi teada said või ei saanud, kuna see lugu on väljas, võib-olla nad said teada ja kuulavad seda jutlust kuskil, et need olime meie, milline kahetsus, milline. Miks sa ei öelnud meile? Sellepärast siis oleks jäänud maja pärast, mitte Jumala pärast, mitte meie pärast. Inimesed tihtipeale ootavad, kui keegi annaks seda, kui keegi teeks seda, kui see oleks, ei, kõik tuleb. Ja Jumal on tõotanud. Me teeme sellepärast, et me armastame Jumalat. Halleluuja. Halleluuja. Isa Jumal, me tuleme sõtta Jeesuse nimel. Oled jõustav ja Jumal. Isa, me täname sinu headusest, sinu hellusest, sinu suurusest, sinu väest meie elus. Sa oled imeliselt hea, justav Jumal. Isa, ma tänan, sinu sõna ei tule kunagi tagasi. Sinu sõna ei muutu kunagi. Ja isa, me hoiame kinni sinu sõnast lõpuni. Kuni sa tuled meile järgi või me läheme taevasse ja laseme ennast muuta. Sinu sõnal kujundada ennast. Isa, me oleme targad hoone ehitajad. Me laseme Kristuse alusel, me oleme targad hoone ehitajad, kujundame oma hoone sinu pildi, sinu meele järgi hõbedast kullast. Ja isa. Ja isa, kui seal on kuskil midagi, mis on vaja meilt ära raiuda, on see mingi üks pahandumine, on see kibedus, on see üks jonn, on midagi kuskil meil. Isa, lõika see meist ära, löö see vasara ja meisliga meist maha ja paneme sinna Kristuse asemele. Ja isa, aitäh sulle, issi, auline, väeline Jumal, püha ja õige. Aitäh sulle, issi, au ja kiitus sulle, issi. Anname sulle au ja kiituse Jeesuse nimel. Amen. Halleluuja. Jumal on imeline. Jumal on auline.